inimeste probleeme ei osata tihti nagu näha. Me oskame näha seda, et meil on käivet vähe, meil on finantsraskused, aga me ei oska näha seda, et miks inimesed ära lähevad, miks nad ei püsi, miks nad tööd ei tee. Ja me kipume arvama, et inimesed on nõmedad või saamatud või ei saa hakkama. Valik on tegelikult meie käes, kes me otsustame neid palgata, nendele anda õiget tööd ja panna nad tööle õiges tiimis. Mõnikord on niimoodi, et sa saad endale tiimi, kes on juba enne komplekteeritud ja sa läksid tööle tiimijuhiks või lausa ülendati tiimijuhiks. Ja siis on nii ja kõik on paigas ja midagi muuta sa ei saa. Välja arvatud seda, et sa õpid juurde. No, mida sa õpid? Ja inimeste sisse sa ei näe. Elu õpetab, raamatud õpetavad, koolitused õpetavad. Aga me tegime sellise tarkvara, mis õpetab ka. Ja selleks on vaja natuke lähteülesannet ära teha. Andmed sisse panna inimeste kohta, ülesannet sisse panna. Ja lihtsustatult on see umbes 65 küsimust per töötaja. Ja kui sul on oma tiim, siis hakkad sa nägema imeliselt, miks sul on sellised probleemid. Kas sa need lahendada tahad? On sinu valik. Ja kas sa valetad või mitte? No, sealt juhtub siis see, et crap in ja crap out, eks ole, et kui sa paned vale info sisse, siis sa saad ka vale info välja. Et mida ausamalt sa vastad, seda kiiremini saad sa kätte, kus on sinu potentsiaal, kus on su kolleegide potentsiaal ja millised on need tööd, mida nad tegelikult teha ei taha. Isegi kui nad kandideerisid sellele ametile, kus see töö on nagu sees, nad ei taha võib-olla teha mingit töölõiku. Ja kujuta ette, kui sa saaksid võtta ära need tööd, mida sa teha ei taha. Ja sa saaksid nende asemele need tööd, mida sa teha tahaksid. Ja häda on selles, et tihti inimesed ei tea, millised töid nad tahaksid teha. Kuigi ma saan neile öelda. Tuli välja sükene huvitav asi, et meil kõigil on nii-öelda nagu oma elutee ja sellel teel me peame saama teha mingisuguseid tööalaseid tegevusi. See ei ole nagu valik. See on nagu, ma pean saama seda teha. Ja ei ole oluline, mis on seal ametikoha nimetus parasjagu või kui palju sa palka saad. Aga sa pead saama teha mingisuguseid tegevusi, sest kui sa ei saa, siis sa tunned, et sinu potentsiaali pole realiseeritud. Ja kujuta ette, et sa oled nüüd see sama ülemus, kes peab välja mõtlema selle, mida see inimene teha tahab ja ei saa. Eks ole? Sest ta läheb ära, ta annab sulle lahkumisavalduse, aga sina saad kohe võimalus hakata otsima uut inimest ja tegeleda mingisuguste pseudoprobleemidega, mida sul tegelikult ei olnud üldse olemaski. No võt. See on pika tööd tagajärgi, et ma saan seda nii julgelt ja kindlalt öelda. Ja kahjuks on nii, et suur osa inimesi, kes täna on pandud seda tööd tegema, ei tee. Sest et neil samamoodi ei ole teadmisi. Elu pole kokku viinud, sa ei õpi asja, mida sul pole vaja. Minul oli vaja. Ja mina tegin seda puhtalt sellepärast, et mitte kaotada raha. Et investorina aru saada, millised startupi tiimid tegelikult lendavad ja millised mitte. See võttis palju raha, see võttis palju aega, aga ma arvan, see oli kõik seda väärt. Ja nüüd seda väärtust ma saan anda sulle tegelikult edasi päris kiiresti ja kähku tundidega, et see ei ole selline 5 minuti teema, aga tundidega me saame siin targaks ja me saame sulle platvormi, nii nagu sa saad kunagi oma müügid lukku pandud CRM-i sisse, eks ole, et midagi meelest ei läheks. Nii samamoodi saad sa täna panna kõik oma töötajad süsteemi, et kõik oleks sul teada, et see ei unustaks. Ja see realiseeriks nende parimat potentsiaali, mitte ei ootaks, millal nad sulle probleemi defineerivad oma lahkumisavaldusega. Tahad teada, kuidas teha saab? Võtta ühendust. Räägin detailist.